Kas sina tead, mis vahe on stand-upil, monotükil ja improl? Selgitame välja. Kõige olulisem erinevus on see, et kes kirjutas materjali. Stand-upi puhul kirjutas koomik selle materjali ise. Näiteks vaatad Sander Õiguse stand-upi, siis tead, et Sander Õigus kirjutas need naljad. Võib-olla ta ei kirjutanud paberile neid. Võib-olla ta mõtles, ma räägin sellise nalja. Siis rääkis publikule ja see töötas, ma räägin niimoodi edasi. Või siis ta rääkis selle nalja, et see ei töötanud, ma muudan seda. Ja nii kaua muudab, kuni see töötab. Monotüki puhul kirjutas materjali keegi teine või siis mingi grupp. Näiteks kui me võtame Jan Uuspõllu Ürgmees, selle materjali kirjutas Bob Becker. Kui me võtame Tõnis Niinemetsa Power Up Comedy, siis ma eeldan, et selle kirjutas see punt, kes seal oli. Ja mitu inimest siis. Aga ma ei tea ka, peab neilt küsima. Põhjus, miks selle nimi on Power Up Comedy, mitte stand-up comedy, ongi just see. Ja impro puhul ei kirjutanud keegi seda valmis, see mõeldigi koha peal. Huvitav on see, et nii stand-up kui monotükk proovivad jätta muljet nii, nagu see oleks koha peal välja mõeldud, et tuua sellist publikuga vahetut suhtlust. Ja impro puhul, mis on välja mõeldud koha peal, proovib jätta muljet nii, nagu see oleks varem ette mõeldud. Erinevus number 2, kui palju inimesi on laval. Stand-upi puhul 1, monotüki puhul 1, impros üldjuhul rohkem kui 1. Kes lavastas? Stand-upi puhul see koomik ise mõtles, kuhu liigub, mida ütleb, kuidas ütleb, kas istub maha, millal vett võtab, kuidas valgus võiks liikuda. Monotüki puhul on tihti ka lavastaja, kes saab välise pilguga muuta seda. Impro puhul ei lavastanud keegi seda, vähemalt ei lavastanud ette, eks see punt inimesi koha peal lavastab. Nad vaatavad, kus nad istuvad või seisavad või kuidas nad liiguvad. Ja kui on valguses ja helis keegi, siis ka see inimene koha peal selles hetkes improviseerib. Loodan, et oli abi. Näeme varsti.